Mul on kaasas porgandid ja porgandite juurde tahaks midagi muud ka, et ma olen siin, kus ma olen? Ma olen hernepõllus tegelikult. Ma natuke näpistan panni peale. Ma arvan, et sobivad küll. Kuule, aga ma ei saa, ma hakkame sööma nüüd. Hoopis nüüd. Ma olen hull hernesõber. Mingi äike on kuskil. Ma tulin siia ju. Rakvere kandis oli korralik vihm. Ja kas see pill tuleb siia poole ka? Ei, korra natuke endale ja koti sisse, et saaks panni peale panna ja lähen toitu teha. Kuidagi harjumatu on kogu suvi möödus ilma sääskedeta, aga täna on nagu kõik väljas, need sääsed ja need on palju. Ma ju süüa peab tegema ju. Kuule. Korralik sääserünnak on. Ma teen siis porgandit ja midagi peab juurde panema porgandile. Noh. Tikud olid märjad. Tähendab, mitte märjad, tikud olid niiskad. Nad olid, ma ei tea, need ilmad olid ju hästi palavad ja niiskad ja ma ei tea, mismoodi tikud imavad enda vee enda sisse. No ilmselt, et ma võtsin autost peavad olema alati tikud, siis on nad teada, et nad on kuivad, vähemalt suveperioodil, ma ei tea, mis talvel on. Ma olen siis selle oma panni siia peale nüüd, kui tule üles saan ja hakkan praadi tegema. Näed, müristab juba. Loodame, et pähe ei hakka sadama siin praegu pussnuge. Lasin jälle selle soojaks õli ja panin, maitsestasin ära ja sibul peale. Ma panen koos porgandidega selle tegelikult. Ma teen sellise porgandi autise hernestega. Autis päris öelda ei saa, mul ei ole kaant. Ma pean ikka kaane leidma. Leidsin kaane endale. Nüüd on nii, et ei aura see vedelik siit alt ära. Ma panin natuke vedelikku ka siia vett. Saab nimetada seda asja autiseks. Herned ootavad siin. Ja siis teen juurde kana ja riisi ja kurki ja tomatit ja tilli ja no mis saab veel parem olla, noh. Saab atat mul ei ole seekord.
mingit saia on. Äikese kese on mingi 10 kilomeetri kaugusel kuskil, äkki 15. Et äkki lubab ära teha mul selle toidu. Pean ehitama omale sihukese vihmavarju aluse siia, nagu RMK majades on. Just siia, samasse. Siis saab grillida või toitu teha ja ise oled vihmavarjus. Selle asja peab ära tegema. Ja peab talgu korras tegema seda asja, sest äkki. Meil tahab veits aega. Aga üsna kiiresti on läinud pehmeks siin ilusti. Kuuleb, müristab. See on suveöine romantika. Täna on ju see 31. juuli. See tähendab, et homme on 1. august. Augustis on teatavasti sumedad ööd ju. Missugune vinge feeling on täna metsas. Lapsepõld tuleb meelde. Ega ma ei tea, kas vihm lubab mul seda toitu ikka lõpuni teha, aga ega ma alla ei anna. Ma tegin kana juba, kana tegin, panin nagu maitsestasin ära marinaadiga nagu. Panin ta natuke aega, ta oli siin õliga ka natuke. Kõik ained, mis vaja on. Kuna eelmine kord tuli see kana nii hea välja, et ma tegin ta nagu pool suitsu, pool grill tuli välja, siis ma üritan täna samamoodi teha, ma ei pane teda kohe siia tule peale, et ma teen teda veits kauem. Ta tuli nii super hea välja. Võib-olla ma olen lihtsalt nii palju harjutanud, et hakkab paremini välja tulema. Esimesed lähevad ikka ju aia taha ju. Või vastupidi. Nii.
Tundub väga isu äratav. Kaua tehtud kaunikene on see. Ja vihme ei luba mul, järgi jäi mul 3 tükki veel, vihme ei luba neid ära teha vist. Mul on siuke tunne, hakkas jälle sadama. Kus me oleme? Kui siin kandis oled, ikka siis tasub läbi alati põigata siit. Päris huvitav koht siin. Siin on Valaste juga. Vaatame, kuidas see juga see aasta siin on praegusel hetkel. Siin on vihma on tulnud palju. Rannapatareid on siin vanad. Valaste juga siin. Ei, mä näkin kiviseinällä, mä näkin tuulikkoa. Talvel võib näha sellist vaatepilti siin. Wow. Iga kord siia tuled, siis ka imestad seda. Suve kohta suht palju vett tahtsin öelda. Mäletan, siin sai käidud, siis oli suht vähe oli ikkagi suveti. Ja nüüd on suured vihmad olid siin, isegi eile sadasti päris palju. Et see vesi on kuskile, on vaja minna. Siin läks mingi aeg, siit läks nagu mingi siuke kergsild läks üle, siin on näha veel, teisel pool on mingi alus seal alles. Et reaalselt sai minna siia vastu, nagu kose vastu siia. 2 seina vahel jooksis. Aga see muutus ohtlikuks, lõpuks lammutati ära. Aga
ma juba siin olen, siis ma lähen kõnnin alla välja juba. Siin alla saaks mere äärde välja minna. Siin selle pankranniku all on vingne siuke ürgne kooslus on siin see puistu, siuke lehtpuu kõik, aga tundub selline ürgmetsalik hästi. Siin on midagi kirjas ka. Läheb veel päris pikalt, läheb allapoole, et jõuda sinna mere äärde välja. Siit voolab siis, juga jääb sinna. Nüüd on lehtes käit ja nüüd ei näegi juga siit alt. Aga siit ta jookseb siia alla merre. Ei ole üldse pikalt seda jooksu, mingi mõnikümmend meetrit. Mere ääre sellest. Enam siit tähtsalt on kõik lehtes siin, et juga ei näe siit alt. Rahvas käib siin, turistid käivad uudistamas. Hästi ilus koht on siin. Täiesti uskumatu, nagu ma ehitasin eelmine aasta selle siin ja ta ei ole kuhugi liikunud selle ajaga. Kas keegi on tuuninud teda vahepeal, aga no ma ei tea. See on Eesti kõige kõrgem juga, mis siis, et ta on käsitsi siia raiutud või inimese tehtud nii-öelda, ei ole looduslik. Aga Eesti kõige kõrgem sellegi poolest.
Ma olen ikka mere ääres, ega ma väga kaugele ei ole läinud siit sellest valastest. Nüüd ma olen Liimalas ja siin on üks torn, mis sai valmis mingi, ma arvan, mingi 7-8 aastat tagasi või, millal see oli. Salapiiritusäri käis siin. Täna toimuvad siin kellegi pulmad. Siia alla jääb Purtsa jõe suue. Ja kui toimuvad muinastuletööd, siis üldjuhul siin ma olen käinud siin kandis erinevad lõkked ja siis need üritused seal Tulivee restorani juures. Siin on mõnus kiikar. Ja, praegu ma näen teist kallast. Palju siit näha on? Siit ei ole midagi näha. Tuulikud on ilusti näha. Vesi on üllatavalt soe. Siin on üks lahe tüüp müüb lehiseid. Ostan 2 tükki omale. Tee viib ülesse mäkkedena. Viis viimast sammu. Ja võib lugeda selle tänase päeva 1. august 2026 astus Argo Tuuliku jalg Püssi Tuhamäe otsa esmakordselt elus. Ta ei ole nüüd nii raske mägi, et ei jõuaks üles turnida, aga noh, piisavalt ikkagi kõndimist. Siin saab sööst laskumist teha kelguga näiteks, suuskadega, miks mitte siia poole. Siit vaadates otsast, siit saab pika liu kohe nagu. Nii. See on nüüd Kiviõli, mis sinna poole jääb. Sinna poole. Seal on tuulikud. Meri paistab kusjuures. Sealt mere äärest me just tulime. Siin on see püssipais, mis on ilusti ära taastatud. Müts maha selle töö eest. Ja sealpool on paistavad Kohtla-Järve Tuhamäed. Veel keerame noka siis lõuna poole, sinna jääb
Aidu tuulikupark, ma ei tea, kas kui palju seda näha nüüd on siin GoProst. Ja sinna taha jääb juba Peipsi. Päris sinna poole, lõuna poole jääb Peipsi. Et vinge. Mu jalg on siia mäe peale astunud. Nüüd on võimalik see mägi rahaks teha. Siin on ju mõtle, mis sellest mäest saaks, kui see rahaks ära teha. Siin mõnus tuuleke puhub. Täna on jälle soe päev, 25 kraadi. Öösel oli jäike, aga ikkagi täna on jälle soe. Ja siin üleval on veits sükest tuuleõhku käib läbi. Nii, alla tagasi. See üles tulemine ei võtnud, ei tea mis aja mul. Võib-olla 5 minutit või natuke rohkem tulin siia üles. Püssipunkarid käisid siin. Püssipunk korraldati siin all. Siin on nad oma kirjad maha jätnud siia. Siin on raudteesild. Ülevalt on näha, muidu alt sõidad, siis ei teagi, et siin raudteesild jookseb üle jõe. Ja seal on kuskil koop. Mul on sinna vaja minna koopi korraks täna. Vaat, lehised on siin, 2 tükki. Ma võtsin juba mulla valmis, kohalik muld, siis panin liiva mingi 20% ja panen mingit sihukest asja ka veel juurde. Segan selle ära, sellest kohalik muld on liiga, minu meelest liiga plink. Segan ta ära. Võib-olla tuli natuke palju isegi. Kohalik naat tuleb ka talle siia potti kaasa. Minu meelest see on hea ju. Natuke kergem segu. Alla panin seda plinki mulda, et vesi liiga kiiresti läbi ei tule siit. Seda mulle jääb vist mulda üldse ülegi. Siin üsna.
see läheb päikese kätte. See on ju päris hea ju. Võib-olla ma olen mingi toika pärast juurde talle siia. Kusjuures nad jäävad üle talve siia poti. Ja siin ei olegi muud, kui ma pean vett juurde panema. Natukene endal ilukujundus. Ja mis ma veel mõtlesin, ma teen natukene teda lühemaks. Selle mõttega, et ajaks rohkem tihedust endale, et ta ei viskaks nagu üles kogu aeg. Veel natuke. Ma siis vaatan, mismoodi ta nüüd käitub siin järgmise paari aasta jooksul siin potis, sest idee on selles, et taimed jäävad potti mitmeks aastaks ja jäävad ka üle talve õue, kuhugi kasvuhoonesse ei pane enam. Et harjuvad ära täiskliimaga ja noh, kuigi nad on juba väljast tulnud, aga talvel on nad ikka olnud kasvuhoones, kile all nii-öelda. Seal ei ole, see temperatuur on ikka soojem kui tavaline loodus. Ja mul muud ei olegi.
ma kasvatan need potis, kuni nad kasvavad umbes nii kõrgeks ja nii suureks. Ja siis müün maha. Väike seiklus saigi läbi. Aga näeme järgmises saates juba.